Tere tulemast vaatama järjekordset veebisaadet Loodushoidlik turism. Ja sel korral me siin virtuaalselt rändame Peipsi randa. Tere, Herling! Tere! Kus kohas sa seal istuda? No praegu hetkel oma kodus Sibula teel Varnja külas. Mis siis Sibula tee on? No Sibula tee on üks väga äge kant siin Peipsi kaldal. Ütleme Emajõe Suursoost Kodavereni. Siuke lahe kant. See on nagu teie siis selline nagu bränd või, ütleme selle Peipsi kõrval ja... No meil on siin tegelikult, selle piirkonna nimi on nagu Sibula tee, oleme tituleerinud ise siin võrgustikuga. Meil on ettevõtjate võrgustik siit samast Peipsi ääre vallast igalt nurgast ja selline turismisihtkoht oleme ise selle siis siia välja töötanud. Ja miks just Sibula tee piirkond, sest et meie kant on siis tuntud just Sibula kasvatuse poolest, et kõige parem Sibula Eestimaal tuleb siit kandist. Kui kaua sa selle asjaga tegeled? Võib-olla sa nagu sisse räägid, kuidas sa turismi juurde tulid ja mida siis seal oma kodus teed ja ka kui sa kohe haagid nagu selle meie teemaga, mis on siis, et kuidas turism teha niimoodi, seda pakkuda oma asju, et loodus oleks hoitud. No turism, kuidas minuni jõudis, tegelikult juba jõudis lapsepõlves, eks ole, natuke oled ise ka süüdi, et minu lapsepõlve möödus ju Soomaa serval vanaisa juures kõik suved ja vaheajad ja meie hoovi alt Navesti jõel läksid väga palju kanumatkad mööda, nii et kolistasid seal meie purda vastu ja nii edasi. Et võib-olla see alateadlikult mõjutas juba mu lapsepõlvest saati. Siis kooli läksin ma õppima ärijuhtimist spetsialiseerumisega turismile ja kõik need sellised praktikad ja kooli kõrvalt õppimised olid ka käeharjutamine, aga peale kooli lõpetamist ma jõudsin ikkagi hoopis riigileivale. Nii et seda jõudsin ka siis peaaegu 10 aastat teenida, kuni siis oma abikaasat kohates siis jõudsin hoopis Tallinnast ära siia Peipsi veerele ja siin siis, kuna meie pere hakkas laienema, siis abikaasa tabas ära minu sellise rahutu jäära sündroomi, et ma kodus istuma ei jääks ja me olime seda mõtet nagu mõlgutanud vaikselt juba kurameerimise faasis, et võiks ju ise midagi teha ja turismi ja mingit puhkema et abikaasa siis ütleski, et kui ma koduseks hakkasin jääma, et mul igav ei hakkaks, et hakkame siis pihta. Ja et see oligi siis, alustasimegi minu lapsehoolduspuhkuse ajal, et oli midagi niisugust nokitseda. Ostsime ühe maja siia juurde enda kodule lisaks ja niimoodi vaikselt siis alates 2015 jaanipäevast, siis me avasime uksed, oleme siis toimetanud, nii et 7. suvi oli tänavu. Nii et sinu mees on siis sealt Varnjast pärit nagu? Ta on tegelikult Tartust pärit, aga ta oli siin kandis piirivalvur, nii et see oli see põhjus, miks me siia kanti maja ostsime, et saaksime koos olla, et mõtlesime, et on siis niisugune kodumajutuse vorm, et mingi ruum oleks endale ja mingid ruumid võib-olla rendime välja, kui me siin Varnjas oleme, aga sellest projektist kasvas välja meie kodu ja mina siia ei tahtnud ühtegi võõrast inimest võtta, kui niisugune suur kodutunne tuli sisse ja abikaasa siis arvas, et igav ei oleks, et ostame ühe maja veel. Nüüd ta muidugi muigab mind, et ma teda väsitan ära, et igasuguste projektidega, mis mul on, ma arvan, et ise ta tahtis, et mul igav ei oleks, nii et nüüd ei ole tal ka igav. Ma hoolitsen selle eest ka. Ja seal Peipsi rannas nagu see ja Sibula teel on ju see turism on päris oluline siis niisugune, millega mitte sina ainult tegelevad ka mingid teised pered seal pakuvad mingeid teenuseid ja seal ikka käiakse, külastatakse seda kanti. Kant on väga populaarseks muutunud ja kui suures see ongi huvitav, et ma näen seda, ma liitusin Sibula teega siiski juba poolelt jooksult, et 5 aastat oli Sibula tee võrgustik ja piirkond toimetanud, kui mina siia jõudsin ja kohe sellele rattale peale hüppasime. Et sellest ajast saadik on tohutu selline hüpe toimunud. Eks see on ikkagi see, et mida rohkem on 100 inimesi seal koos ja kõik ühise asja nimel toimetavad, seda rohkem see siis kannab tulemast, eks ju, et eks ma ise olen ka selline, kes kindlasti tahab anda kogukonnale ja siis sealt niimoodi, see on selline koostöö, et saan seda, mida ise sisse panen. Ja nüüd ma olen näinud, kuidas küla on õitsele läinud, et kus on, sinna tuleb juurde, et on tulnud siia veel toredaid tegijaid juurde või saanud julgustus sellest, et asi on hakanud nagu lumepallina veerema, et inimestele huvi pakub see
ja minu pere südameasi on kindlasti seda kohalikku just vanausuliste kultuuri tutvustada. Vanausulised on ju teatavasti väga privaatsed, et nad ise nii lahkelt sind oma hoovile või oma maja siis ei kutsu, et kuigi meie mõlemad mehega ei ole vanausulised, siis me elame siin koos nendega, koos nende elurütmiga, et see on kõik meie elustiiliks saanud, et see on siis lihtsalt võimalik neile tutvustada seda, mida me oleme ise koha pealt õppinud ja lugenud juurde ja saanud teadma, et seda on siis võimalik meil edasi anda, sest nende enda kultuur ei võimaldaks seda nii väga jagada. Aga te olete kuidagi nende usalduse siis võitnud, kuidas see käib? No eks on ka väga pikk protsess, et ma ütlen, et nüüd, kus ma olen siin juba peaaegu 8 aastat koha peal elanud, et nüüd ma saan juba tere nende käest, eks et see on väga pikk protsess, jah. Ja kuna meil on siin tegelikult ju nüüd lisaks Mesitere puhkemajale, millega me alustasime, on meil veel teine välja kasvanud sükene tore koht on Samovarimaja. Et see maja siis on see, kus ma tunnen, et kohalik tunneb ka, et ta saab meiega nagu arvestada ja meiega nagu olla ühel liinil, et selle maja kaudu ma tunnen, et me oleme nagu ühendusse saanud. Tuleksin algusesse, et kui te siis soetasite selle vana maja seal Varina külas, mis siis on see Mesitare külaliste maja nime all. Et ega te ju kohe ei olnud selline vast, kuhu saaks inimesi sisse majutama panna. Ja kui te nüüd nagu seda siis hakatsite kohendama, kuidas see käis? Nagu oli teil kohe selline mõte, et ma ei tea, teha midagi niimoodi taaskasutatud materjalid ja kuidas see nagu käib tavaliselt selline nagu renoveerimine nii, et sa nagu seda nagu vana asja ei hävita või võib-olla sa natuke kirjeldad, mis te siis konkreetselt tegite, et ehk on ka siin teisi, kellel on mõni niuke vana koht ja nad saaksid siis võib-olla mingit head nõu. Just nimelt, et see oligi tegelikult meie kõige suurem argument, miks siin üldse hakata seda turismi peale mõtlema ja turismi asja ajama, et esiteks siin küljes Sibulateel ei olnud majutuse pakkujaid, et Alatskivi Ninaküla ja sealt ülespoole mööda Peipsit, eks ole, kuni Mustveeni ja sealt edasi, et seal on nagu palju majutuse kohti, aga just meie allutsas ei olnud. Ja kuna see oli nagu nii haruldane keskkond, vanausuliste küla, et siis see oli see argument, mida me otsustasime, et me kindlasti jääme selle autentsuse juurde, et algupära peab siin hoidma. Ja see vana maja, mida me siis ostsime puhkemaja nagu ideeks teisena, et see oli kindel, et sellest tuleb siis hoida nii palju seda algupärast, kui vähegi võimalik. Maja oli ise halvas seisukorras, seda oli vaja üleni ära renoveerida. Ja me alustasime siis samm-sammult, et kui maja ostsime 2015 veebruaris, siis hakkasime seal siis, vanaususte majad on sellised põnevad, et nendel on eluruumid, kus on siis tavaliselt Vene ahi sees. Vene ahi on siis maja süda ja kogu elu siis käib ümber selle ahju. Ja üheski toas ei ole sellist seina, kus ei oleks uks, aken või ahi. Nii et selle mööbli paigutamisega majas on juba nagu keeruline. Ja siis teine pool majast on tavaliselt nimetusega dvor, mida me siis tõlgime sisehooviks, ehk et kõik on küll katuse all, aga ta on siis põhiliselt nagu, kas ta on kinnine või lähtine, on seal uks või ei ole, et kas ta läheb siis nagu survelt hooviks üle või on siis seal uks vahel. Et eestlaste mõistes ait või kuur, et kuhu sa kõik muu asjad paned nagu eluruumist ära. Et see ei ole nagu soe ruum. Ja me alustasime siis esimese hooga selle eluruumi korda tegemisega, kus on siis 2 tagumist tuba, eestuba, köök, selline 4-osaline ümber ahju ja lešanka. Nii et 2015 jõanipäeval Varonia galerii, kes meie külas toimetab, avas oma 2. hooaega. 1 hooaeg on juba ära olnud ja selline teine suvi. Galerii? Jaa, Varonia galerii. Ja kuna nende hooaeg hakkas pihta jaanipäeval ja neil olid kuraatorid ja kunstnikud, need vajasi töömaja, siis see surve kuidagi tuligi sealt poolt, et Raul Oreškin väga juba otsis nendele öömaja ja me lihtsalt siis kiirustasime, et me saame oma maja valmis, et me saame nende kunstnikud ja kuraatorid vastu võtta, et majutust neile pakkuda, et Voronia saaks oma hooaega avada. Nii et kuidagi selline koostöös väikese aja sunniga tagant saime siis oma uksed avatud. Et esimene osa majast siis oli valmis. Selle ehituse tegi sul siis meestegi kõik ise või kuidas te või mingid kohalike meistrid, kes oskavad nagu teha traditsiooniliselt või? Ma ei kujuta nii täpselt ette ka, aga kui palju te pidite nagu midagi seal niimoodi remontima või mis tööd need olid?
No meil tegelikult oli kõik nullist, et põrandad me jätsime, sest põrandad me ei hakanud vahetama, aga kõik seinad tulid uuesti sellest ajalookihist puhastada. Läksime siis tagasi selle kõige esimese sammu juurde, kus olid krohvitud seinad, eks ole, ajaloolised, et nõukogude ajal on tulnud need tapeedikihid peale. Taastasime selle ära, värskendasime lihtsalt nii palju, kui saime, et ega me aknaid ja mingeid muid asju me vahetama ei hakanud, et kõik need on vanad puuakned, ventilatsioon selle kaudu ikka toimib ja ahju, mul mees on lisaks kõikidele muudele ametile, mis tal on ka Potsepp korstnapühkija, nii et pliidi ahju oskas ta ise korda teha ja korstna kontrollida ja et need asjad saime siis nagu valmis tehtud, et esimene osa oligi selline lihtsam. Meie majades ei ole veesüsteemi, kanalisatsiooni külades ei ole, et siis ei olnud nagu vaja ka kohe esimese hooga mingid vannitubasid asju klaarima hakata, et saun ja välitualett, eks ole, et külaliste pakkuda siis nii nagu kohalik elu on, et see oligi meie mõte, et pakkuda täpselt nii nagu kohalikud elavad, et saad seda tunnetust, et võib-olla selliseid kohti väga enam kuskil ei ole, et kui sa nii ehedaks saaksid ööbida. See oli see meie algupärane idee nišitoodet pakkuda, et täiesti selline looduse ja kohaliku eluga ühes sammus. Ja niimoodi siis jah, avastasime ja alustasime. Ega neid meistreid kuskilt võtta ei ole, et mul mees siis ikkagi siit-sealt mõne abilis on vahel appi saanud, aga algul ikka olime täiesti kahekesi, tegime kõike. Aga see Samorimaja, ma vist käisin äkki teil külas seal ühe Väimela koolitusõppereisiga, aga see oli 3 aastat tagasi, ma ei mäleta, et me seda Samorimajas oleks käinud, see on midagi uut. Ja Samorimaja me avasime eelmise aasta augusti lõpus. Nii et tegelikult täpselt nii, nagu sina külas käisid ja paljud teised grupid, et me väga kiiresti sellest majutusest liikusime juba sammu edasi, et hakkasid tulema õppereisid ja külaliste grupid, kes tahtsid siis näha seda vanausulist köögi poolt, kuulda natuke sellest eluolust, sellest külaelust, võib-olla ka samamoodi ka teed juua, et selline teenus nagu kasvas järsku külge meile ja me hea meelega võtsime gruppe vastu. Aga grupid kasvasid muudkui suuremaks ja kuigi meie oma maja järk-järgult ka renoveerisime järjest edasi, et me selle dvorri võtsime ka kohe varsti ette, nii et juba jõuludeks oli meil juba dvorr ka remondida samal aastal. Et siis tekkis selline kaminaruum seminaride või koosolekud või sünnipäevade istumiseks ja pidamiseks, et gruppe ma sain vastu võtta. Aga kui grupid kasvasid juba üle 20 inimese, ütleme nii, et läks kitsaks. Ja kui juba hakkas tulema 60 inimest, kes tahtis teed juua, siis ei olnud muud varianti kui õues seda teha. Aga Eesti ilm ei ole midagi, millel selle lootma saad jääda. Nii et tegelikult see Samorimaja mõte või vajadus kasvas meil nagu suhteliselt juba algusest peale ja eks mitu aastat me siis pendeldasime seda mõtet või mõtlesime, kuidas seda asja lahendada saaks. Kuni siis 2020 veebruaris ostsime külas ühe teise maja, mis müügile tuli. Ja kuna ta on Voronia galerii läheduses ka, siis on jällegi hästi tore sealt üksteisele külalisi suunata, nii et külaline tuleb, pargib auto ära ja 2 maja siiapoole, sinnapoole jalutada, siis nad saab nagu mitut kohta külastada suve jooksul. Ja siis jah, veebruaris ostsime ja avasime augusti lõpus, nii et kui Voronia lõpetas hooaega, meie avasime eelmisel aastal. Ja nüüd oleme siis natukene üle aasta seda Samorimaja seal tutvustanud ja väga tihe suvi oli. See on siis ka, ütleme, üks vana külaelaniku elumaja või sarnane nagu ikkagi elumajaks ehitud, aga teie siis seda majutuseks ei kasuta, vaid pigem koos muuseumimajaks viibimiseks. Traditsiooniline samasugune algupärane puidust maja. Nii et me tegelikult oleme siis koos koduga 3 maja hoidnud siin seda autentset kultuuri ja seda arhitektuuri, nii et meie eesmärk on kindlasti vähemalt 3 maja siin külas hoida, nii nagu See tee joomine kõlab juba mitmes kord ja samuti samovarid ja ma ise ka praegu kohvi ei teinud ja mõtlesin, et ma teen ühe tassi teed ja ehkki ma mäletan, kui ma seal käisin, siis me saime nagu ikkagi sellist Ivan-tšaid. Nüüd mul on siin tavaline must tee, sest et Ivan-tšaid praegu kodus ei ole. Võib-olla sa nagu lihtsalt räägid ka sellest pärandist ja see on ju puhas naturaalne ühelt poolt, teiselt poolt mingi kohalik viis, kuidas ta valmistatakse ja ma arvan, et see on huvitav kuulata. Ja Ivan-tšai on tõesti meie
kõige suurem tõmbenumber ilmselt, mis toob neid külalisi siia hästi palju Sibula-teele ja kuidas me selleni ise jõudsime, sest mina Pärnumaa tüdrukuna, eks ole, sealt Soomaa servalt, et mina olen väga suur teejooja, ma kohvi üldse ei joo ja minu suved möödusid sedasi, et ma mööda vanaisa heinamaasid käisin, korjasin küll naistepuna, küll pärnaviisi, küll piparmünti, kummelit on ja kõik need asjad ja tegime kodus siis segu 7 sellist mahedat teed on ja kannu sisse sellise tõmmisena ja ma mäletan teemal. 7 mingist luha taimest. Just, et erinevad aia ja luhataimed, eks ole, et siuke ravimteed. Aga see põdrakanep meieni kunagi ei jõudnud, et meie kandis seda teadmist ei olnud. Ja kui siia Peipsi äärde jõudsin ja me oma mesitarega toimetama hakkasime, siis ma ütlen nii, et ega meil siin on väga tore kogukond ja ega siis nad ei lase niisama sul passida, eks ole, et siin üle põllu naabrimees Tauno Laasik võttis kratist kinni ja ütles, nüüd hakkame ka Peipsi toitu tegema siin, et majutust juba teete, tuleb ka toitu tundma õppimata. Ja vedas meid ka sinna võrgustiku lisaks siis Sibula-teele ja kuigi algul me läksime selle kalapüügi ja selle traditsioonilise asjaga välja, et me voblat, eks ole, tutvustame ka. See on siis kuivatatud kala? Kuivatatud särg, et kevadel särja ajal. No tegelikult võib ka mingid muid kalu kuivatada, aga särg on see kõige klassikalisem, lihtsalt seal see mari ja see mõnus rasvane mahlasus, et see on nagu meie jaoks traditsiooniline vobla. Ja seda siis mul abikaasa ise püüab, soolab, kuivatab, eks ole, et need Peipsi noodiread, ma nimetan, on kõik need siis need kevadised räästealused, mis siis ripuvad, särg kuivab niimoodi. Ja läksime sellega, aga üsna peast seal toiduvõrgustikus hakkas muudku kõlama üks märksõna, kogu aeg oli Ivan-Chai ja Ivan-Chai. Ja siis ei jäänud nagu midagi muud üle, võtsin interneti ja peaksin vaatama, mis asi see siis on ju. Ja erinevad, et siis leidsin vanusulistesid õpetusi, siit Lohusu naised teevad, eks ole, natukene Mustvast ülespoole ja guugeldasin rohkem ja leidsin ka Venemaa õpetusi ja tulebki välja, et see põdrakanepi tee, põdrakanep siis on tõesti selline nagu umbrohutaim, eks ole, kõik kraaviperved, luhaääred, metsaalused on teda ju tegelikult täis. Ja siis suvisel ajal, kui ta otseb seal umbes jaanipäevast, peaaegu augustini olenevalt aastast, et on teda siis igal pool. Ja pärineb ta Venemaa aladelt üldsegi, Koporje lähedalt sai alguse ja levis siis üle terve Venemaa. Retsept siis? Jah, et nendel, kellel ei olnud õige võimalus seda kallist Hiina teed saada või siis tehti siis nagu kohaliku vene versioonis musta teed, et ta on ka must tee. Sama protseduuri järgi tehakse, korjatakse lehed, muljutakse need, siis pannakse hapnema, et omas sellest mahlas nagu hapneks läbi ja siis kuivatatakse need lehed ära. Ja tuleb üks väga hea ja mahe tee, kuna sa oled seda proovinud, siis sa võib-olla oskad kaasa rääkida. Ja õppisime selle ära ja hakkasime siis seda ka pakkuma, et siin see vanaususte keskkonnas on ta ikkagi nagu säilinud ja siin levinud jälle Peipsi ääres. Nii et tundus nagu hästi kohalik asi, mida siis nagu tutvustada ja millest ei ole nagu Eestis tegelikult väga suur teadmist olnud. Nii et kuna see sai nii hästi käe sisse ja samoväärga oli head pakkuda, siis järjest rohkem inimesi on tulnud siis seda teed jooma ja ongi nüüd Samovari majas, siis saame seda pakkuda külalistele. Et miks see Samovari maja siis veel tekiks, ma korraks räägin selle loo juurde, et mul abikaasa hakkas mulle Samovare koju tooma üha rohkem ja rohkem. Nii et ühel hetkel siis andsin alla, kogusin ka, läksin siis selle tuhinaga kaasa Samovare koguda ja kui kodus oli juba 70 Samovari, siis ei mahtunud enam. Ja et siis oli vaja eraldi maja, tänaseks on 170 Samovari, nii et. Nii et kõik on töökorras nagu? Ütleme nii, et 130 on töötavad Samovarid. Ja see on siis puusööga, mitte et käib plistik seina ja elektriga või mõlemad? On erinevaid, et minu kogus ongi täiesti erinevaid ja see ongi nagu põnev näidata, et kuidas see ajalugu on liikunud ja mida inimesed on siis välja mõelnud, et on seal kõiksuguseid asju, just. On mingid erinevaid liike siis ka veel, ütleme, sellest põdrakanepi teest või Ivan-Chaist, või on nagu üks sama sort? Selles mõttes, et sort on ikka see sama, et korjad need põdrakanepi lehed ja hapendad ära ja kuivad. Et tehakse muidugi selliseid segu variante ka, et kas pannakse sinna erinevaid teisi ravimteesid juurde või marjasid või mida fantaasia lubab, eks ole, et siis teha. Aga lihtsalt kõige lihtsam tavalisem on alati väga hea kindel minek. Ma mõtlen, et
huvitav, kas seal siis Varnja külaelanike käest sa ei oleks saanud seda sama informatsiooni, et sa pidid kuskile arhiividesse ja interneti sügavustesse nagu kaevuma? See oli mugavam, eks ole, sellel hetkel, et nüüd hiljem ja loomulikult ma näen, kuidas nad ka nüüd seda korjavad ja ka kuidas me räägime ja on samal lainel, et nüüd see on nagu kuidagi ühildunud hiljem järgi. Et see lihtsalt tolle hetkel oli nagu kõige kiirem info saamise moodus. Võt nüüd me teame, et sööte voblasid ja joote Ivan Tšaid. Mis veel on niisugune võib-olla märkimisväärsem osa sellest vanausuliste köögist või ütleme sealt Peipsi serva köögist? No, püha kolmainsus, kolmas on siis sibulika. No jah, sibulatee. Et seda siis sibulast tehakse siis mida iganes, jah? Ja tõesti, mida iganes ja sibul käib kõige juurde. Ja mis on siis põhiline leivanumber on sibulapirukad. Ja nagu nii palju kui on perenaisi, nii palju on ka neid erinevaid retsepte, nii et mina olen siis ka omal käe sisse selle ühe klassikalise retsepti saanud ja seda ma külalistele pakun. Aga tõesti, mööda sibulateed rännates igas peres on täiesti erinevad sibulapirukad. Ja kui meil on sügiseti sibulatee puhvetite päev, siis meil on konkurss juba mitu aastat, et selgitame siis välja selle parima sibulapiruka meistri, nii et see on päris auasi juba. Ja te, ütleme, selles omas puhkemaas te siis pakutegi muidugi kõiki neid õrgutisi, aga kuidas muidu te toitlustust korraldate või kui palju te saate sealt piirkonnast, ütleme niimoodi, kohalikelt elanikelt kõik need muud asjad või kui palju siis vaja on, ma ei tea, Maximast Tartust midagi tuua? No Maximas ma ütlen ausalt, ma ei käi. Et kui vähegi võimalik, ma tõesti kõik võtan ümber kaudu. Eks mul on endal ka väike kasvuhoone, et ma suvel saan ikkagi tomatikurgi, sibula oma kasvuhoonest hommikusöögi lauale panna. Või siis võtan oma naabritelt, ostan ja küla pealt. Nii et sibulat ma ise ei kasvata, ma proovisin seda mitu aastat, aga minu peenrad ei tule nii ilusad ja nagu arvutiga või joonlauaga lükatud nagu kohalikel on. Et minu omad nägid välja nagu kalmud, need hauamoodi need peenrad, nii et ma otsustasin, et mul on lihtsam siiski seda kohalikku memme toetada tema töös ja teha seda, mida mina oskan ise paremini, nii et mitte trügida siis sinna sibulapeenra taha ise seda tegema. Ja mul on hästi hea koostöö Mesitare naabriga, kes on siis vanausuline proua ja temast on siis saanud minu õhtusöögikokk, nii et hommikusöögid teen ma ise, õhtusöögid ma siis tellin temaga koostöös, nii et tuleb täiesti ehe laud lauale ja temal on tohutu suur aed, terve hoov on tal kõiki hõrgutisi täis kasvab, nii et kõik tuleb sealt. Kas on mingi niisugune tuleviku idee ka selle, mis ta nüüd seda toidu poolt puudutab, et mida näiteks tuleval suvel võiks saada veel, kes on käinud ja midagi uut nii-öelda või on see juba nagu paika loksunud teie nagu siis see Peipsi köök? No Peipsi köök ikkagi on see, et vanauste toidud on hästi lihtsad, aga hästi maitsed, et me oleme võib-olla sellises kõiges arengus nagu ära unustanud need lihtsad kodused maitsed, et selles mõttes teinekord on see lihtsalt nii hea saada ja kohalikust kultuurist tulenevad peolauad peavad ikkagi rikkalikud olema, nii et need, kes on minu juures õhtusöökidel käinud, need on tõesti kõht on punnis, et laud on väga uhke. Ja eks ikka natukene siit-sealt, et vahepeal mõtled mingeid asju juurde, aga laua katmine oleneb sellest, mis hooaeg on ja mida sa parasjagu värskelt kätte saad, nii et ma kunagi ei saa öelda täpselt, et menu on konkreetselt see, kõik sõltub sellest, mida kokk mul teeb. Pluss siis hapendamised ja soolamised ja marineerimised ja kõik need, mida siis vene kultuuris nimetatakse ka sakuškadeks, eks ole, et see ei pea olema alati selle kõrvalproduktiga, aga ühesõnaga laua peal on kindlasti ka erinevad purgihoidised, et tõesti väga-väga maitsed. Aga nüüd praegu novembris, detsembris, mis on hooajaline köök? Praegu ilmselt kala ei tule, et siis me lähemegi kuskilt, mis liha saame, et lihatooted pigem. Ja kala hakkab siis, kui jään järvel või? Nüüd jah, hooaeg minu teada lõppes, mis paatidega käidi ja nüüd ootame siis jääd. See on siis, kui jälle Peipsi piirkond elule tuleb, et praegu on natuke madal hooaeg, november, detsember, jaanuaris siis kõigil on juba pöidlad peos, vaatavad, mis see ilm teeb. Et kui loodus annab, siis tuleb jällegi. Teie jaoks see talvehooaeg on nagu ikkagi üpris tähtis suve kõrvale. Olenevalt suvest, eks ole, et mõnikord on talv isegi tähtsam. Jah, et kui suve ei ole, siis talv on isegi kiirem periood. Ja see on siis ka selliste looduse rütmide järgi ja ütleme need samad tegevused, mis kohalikud elanikud elavad?
täpselt nii, et me oleme täpselt selles samas rütmis, mis hooaeg vastavalt käib, seda tegevust me ka teeme ja kõik on alati looduse järgi, et kas loodus lubab meid järvele, kas ta lubab meil paadiga minna, et ta ei torma, eks ole, või lubab ta külma ja me saame minna karakaaditsetega järvele, nii et kõik on läbi looduse ja tema tujude. Mis need karakatitsed on? Vot see on jällegi üks siin Sibulade ainulaadne ettevõtmine, ehk et siin kohalikud meistrid. Põhimõtteliselt peaks iga mees, kes isegi vähegi püsti püsib, eks ole, ja kes vähegi kalal käib, endale ise karakaaditsa ehitama. Aga kui sul seda aega või oskust ei ole, siis kallastel on veel mõned meistrid, kes aitavad selle tööga. Ühesõnaga, need on ise ehitatud masinad olemasolevatest auto või mis iganes osadest ja nendel on siis enamasti ajalooliselt all suured lennukirehvid. Tänapäeval leitakse mingid, ma ei tea, seal on mingisugused suurte traktorite rehve saab ka kasutada. Aga ajalooliselt olid lennukirehvid ja võimalikult kergeks tehtud, et siis järve jääle minna. Et see oli siis nii kalameeste mugavuse kui ka natukene ohutuse mõistes tehtud, et sa ei peaks seal külmetama ja pikad teed minna, eks ole, et kaugemale järvele minna, siit meie juurest on piir 15 kilomeetri peal, nii et kala otsima minna. Ja ta ei upu siis ära või kui läbi jää vajub? Ta ongi sellepärast suurte lennukirehvidega ja võimalikult kerge, et kui on jääl lahvandused ja neid ikkagi alati on, siis kas sa lähed sealt lahvandusest suure hooga üle või siis kui ka vajud läbi, et siis ta jääb hulpima, et elusid siis päästa ka, et inimesed saavad sealt masinatest siis välja tulla, eks. Et eks siin Peipsis on neid masinaid uputatud küll, mis on tavalised autod. Et ütleme, külastajale seda siiski pakkuda natukene riskantne? No me ikkagi alati veendume sellesse, seda jääle me läheme alati siis, kui piirivalve loa annab. Ise me ei lähe kindlasti ja me alati käime ja vaatame rajad ennem üle. Nii et mul abikaasa, kes on siis piirivalve taustaga, on nende oludega ikkagi väga kursis, et ta oskab lugeda jääd ja oskab siis ohtu ennetada. Nii et külalistele me kõik pakume turvalist teenust. Teil Mesitarel on ka selline asi nagu ökoturismi märgis EHE, et see on siis mingi selline süsteem, maaturismiühing seda siis nagu väljastab ja koolitab neid, kes omale soovivad sellist märgist. Võib-olla sa räägid enda kogemusest, et kuidas sa selle peale üldse tulid, et seda EHE-märgist teha või ja kas sa pidid ka siis midagi nagu teistmoodi tegema, kui sa muidu teed? EHE-märgis jõudis minuni sellel samal esimesel aastal, mil me tegevusega alustasime, et kui me jaanipäeval avasime uksed, siis aasta lõpus, detsembri alguses, cirka siis pool aastat hiljem, toimus Peipsimaa turismi aastakonverents, kuhu siis saime ka kutse, et minna kuulama ja vaatama ja kaasa mõtlema. Ja sellel konverentsil osales ka siis Liis Ilak, kes on EHE-märgise projekti juht maaturismiühingus. Ja ta tutvustas seda märgist ja rääkis seal, millised siis olid välja antud ja et oli voor jälle avanenud, et uued taotlused esitada. Ja ma kuulan tema tutvustust ja tapasin ennast mõtet, et ta räägib täpselt minu ettevõttest. Nii et ma olen alati olnud selline koolis viieline, eks ole, mulle alati meeldis saada igas kiidukirju ja tunnistusi ja mõtlesin, et seda tunnistust märgist ma tahaksin ka oma ettevõttele. Koju tulles siis võtsin kohe interneti ette, tutvusin nende nõuetega ja taotlusega ja saatsingi taotluse teele. Nendel oli siis 3 kategooriat. Olid toit, EHE Eesti toit, matkad, retked ja 3. kategooria oli majutusasutus. Ja sinna ma täpselt siis sobitusin oma ettevõttega. Te justkui sobitute ju nendesse kõiki 3. Hiljem küll, aga esimesel aastal oli alles see majutusettevõtmine meil. Ja siis saatsime taotluse ära, suhtlesime liiga, ta andis seal siis need eeskirjad, mis dokumentatsioon tuleb koostada. Et kuna ma olin alles alustanud ettevõtja, et tõesti alla aasta alles toimetanud, siis need paljud asjad, mis seal dokumentatsioonis oli vaja esitada taotluse juurde, olid minu peas, eks ole. Aga just see taotluse esitamine märgise saamiseks oli selline motivaator, et ma kõik need asjad siis endale dokumendina kirja paneksin, et oleks ta mul siis arvutisse fail alati võtta. Ja sellest sündis siis päris korralik Exceli fail erinevate tääbidega, kuhu siis need vastavad asjad kõik kirja said. Kuna ma olin just ka siis, eks ole, lapsehoolduspuhkusel jäänud, mul oli beebi mõnekuune, et siis see taotluse vormistamise või see dokumentide korrastamise aeg oli siis üks lapse päeva une aeg, siuke aeg oli mul siis 1 päeva. Niisugune rutiin.
jah, et laps magas ja selle aja ma tegin siis selle ära, et ühepäevane töö oli. Ja Lii ongi pärast siis naernud teistele kandidaatidele ka, et kui kes küsivad, et kui raske või palju aega see võtab või nii, ühe lapse uneaeg on see ainult see dokumendi kokku panemine. Nii et tegelikult minu jaoks ta ei olnud midagi keerust, need asjad olid ju mul kõik peas ju olemas, ma olin ju enda jaoks selle asja enne välja mõelnud ja oli ainult vaja siis ära kirjutada. No too üks näide näiteks, mis asi siis paberile said? Seal oli vaja näiteks tegevusplaan, et mis tegevusi sa teed, eks ole, et mis sul eesmärgid on. Sellest siis sündis selline tääb, kus ma siis panegi kirja, mis mu tööd on, mida ma saan saavutada, mis on mu turunduse plaanid, mis on mul ehitusplaanid, mis mul on mingid koolitusplaanid, ühesõnaga kõik sellised tegevused näiteks. Teiseks siis oli seal vaja seda kliendi teekonda, et kus ta mu infot saab, millist ta tagasisidet mulle jätab, et kui ta mulle tagasisidet jätnud, kuidas ma selle reageerin, või kaardistasin ära siis need erinevad veebikanalid, kus mulle on tagasisidet tulnud, eks ole. Ja nii edasi, et sellised väikesed asjad, mida siis küsiti. Esitasime taotluse ära ja kõik oli hästi, et komisjon tuli kohale ja mul oli nii meeles, kuidas siis komisjon tuli autost välja, ütles, et nad olid autos veel arutanud, et nad olid veebist vaadanud pilte ja tutvunud ettevõttega ja et ilmselt see ei ole ehe, et päris see ei ole, mida meie nagu tunnustame. Ja kui nad koha peal vaatasid ringi, siis nad olid nagu nii särasilmsed kahekesi, et see on täpselt see, mis on õige ja mis ongi ehe. Nii et ma olin väga, väga õnnelik, et ma olin esimene siis majutusvaldkonnas, kes ehe märgise sai. Ja sellest Exceli failist, mis siis välja kasvas, on tegelikult see, et ma juba 7 aastat täidan seda tabelit muudkui järjest edasi, Exceli faili erinevaid alalehti ja on sellest saanud minu põhidokumentatsioon, nii et see andis mulle selle suunise kätte, et kuidas oma asju hoida ja edasi toimetada, nii et väga tore kogemus on mul sellest saanud. Aga nüüd ütleme, mis sa nüüd siis praegult teed võrreldes 7 aasta taguse, mis sa lisandunud on, nagu missugused tegevused? Ma olen ehemärgist veelgi oma toodetele ja teenustele, eks ole, taotlenud. Mul on nüüd 4 ehemärgist. Aga ja kindlasti on see kõige rohkem hoidnud mul silmad lahti, et ma olen oma selles eesmärgis sihikindel, et ma ei kaldu rajalt kõrvale, et seal ongi nagu ehe on omad nõudmed ja ma ei tohi nendest ju mööda minna. Et kui meil on toiduüritused, siis on meil kindlasti nõud. Sa küsisid ennem taaskasutuse kohta ka, millest ma juba unustasin rääkida, et meie ettevõte tõesti on väga taaskasutusettevõte, ehk et meil on kõik nõud, asjad on teiselt ringilt, et mina leian, et ma poest ei pea endale niivõrd palju uusi asju ostma, meil maailmas liiga palju asju toodetakse ja on olemas, et pigem anda vanadele asjadele uus võimalus, leida võib-olla isegi uus ootamatu kasutusvaldkond, et vanadele asjadele on hing ja neid saab siis nagu ära kasutada ja panna uuesti tööle. Et meil on kas või näiteks vanad aerud on pandud kardinapuudeks, mitte ei ole ostetud mingid uusi sinna, eks ole, ja sellised asjad, et mida iganes sa leiad, selle saab nagu ära kasutada. Vanad samovarid. Vanad samovarid näiteks on ikka veel töös. Aga muu serviis siis näiteks või? Kõik nõud on meil taaskasutusnõud, nii et ei ole kindlasti siit Stockmannist või kuskilt hulgilaost toodud nõusid. Vanad aknad näiteks tegime meile hoovile sellise terrassinurga ja siis sellest sai tuulesein ja nii edasi, et igale asjale sa leiad mingi võimaluse uue elu anda, kui ta on veel terve või mis iganes. Et kui ma siit näitan korraks, näete, mul on vanast pannist on kellgi tehtud. See oli see spann. Jah, vanast pannist on kell saanud. Nii et, aga võtame näiteks, ütleme, et mingisugused jäätmed ju tekivad ka sellises väikeses ja ütleme sellisel, kuidas öelda, traditsioonilisel või nagu elutarkusel toimival, eks ju, paigal ikkagi mingid jäätmed. Kuidas sa nagu selle jäätmekäitluse oled lahendanud? No suhteliselt palju me peame ikka kuigi me klienti ka informeerime, ise üle sorteerima asju, eks ole, et taara, pudelid, asjad, pakendid, kõik see, kõik, mis põleb, lähebki ahju või siis jaanilõkkesse ja kõik see toidupoolis, siis meil on selline kompostinurk, et kuhu me siis paneme. Et kui vähegi on võimalik, et seda kõike veel sorteerida, seda me siis teeme, aga loodame, et ka kliendid seda ise teevad. Välismaa klient on väga teadlik ja teeb kõik asjad ise juba ära, et talle ei pea isegi nagu meelde tuletama. Et võib-olla Eesti inimene vajab veel natuke harjumist. Aga minu arust see
maaettevõtetes või maal elades üldse see talupoja mõistus või talupoja loogika on nagu niivõrd käe sees, et sa nagu ei ole seda, et sa pead seda nagu üle rääkima, sa lihtsalt teedki neid asju nii, nagu on mõistlik teha ja on õige teha. Selle ehe märgisega nagu päris paljud, kes on seda endale taotlenud ja nagu seda märgist kannavad, nad on nagu seda meelt, et ta on nagu aidanud nendel enda sellist köögi poolt või ütleme oma tegevust nagu paremini läbi mõtestada, kõik selle kirja panna ja nagu mida sinagi, et see on nagu hea tööriist selliseks asjaks. Aga see teine pool sellel märgil on just, et ta võiks olla ka nagu selline turunduse tööriist või, et ta nagu aitaks kommunikeerida seda, mida sa siis teed, eks ju, sealhulgas siis keskkonna igasuguseid aspekte klientidele, et mis sinu kogemus selles osas on? Mina olen teda ka kasutanud turundustööristana, oma turunduskanalina, et kui ma esimese ehe märgise taotlesin, siis võib-olla see maaturismiühingu enda promo sellele ei olnud veel nii tugev, et nad võib-olla ei rääkinud sellest nii palju või vähemalt minuni ei jõudnud seda nii palju. Täna ma tunnen, et see on järjest ja järjest rohkem, et Anneli Kana käib näiteks igal pool saadetes asjades ja räägib alati ja toob näiteid ja Raili Mengel ja et ma nagu kuulen seda ehe märgist järjest rohkem ja mis on hästi tore, et Visit Estonia Puhka Eestis on võtnud ka selle suunise, et see ehe märgis on nagu neil rohkem nagu promotud, eks ole, et sa jõuad selleni paremini. Nii et me oleme seda sama kasutanud, kui mina kuskil räägin, siis ma alati räägin ehe märgisest ka, et me oleme ehe. Aga et sa ju teed küsitlusi ka oma klientidest, et kust nad infot said, miks nad üldse on tulnud, mis neid on motiveerinud ja kas sealt keegi on toonud välja ka konkreetselt, et tulime selle pärast, et vaatasime, teil on see ehe märgis? Niimoodi vestluste käigus ta niimoodi välja ei ole tulnud, aga teine kanal, kus ma seda saan teada päringuid, on, kui Puhka Eestisse lehelt otse minu selle ehe märgise tootel tuleb päring minuni ja seda ma näen meilides. Ja kui see päring jõuab broneeringuni ja kinnituseni, siis ma tean täpselt, et kuidas ta minuni tuli. Teil on jah seal ju igasugused mitmekesised teenused. Üks asi, mida ma nüüd vaatasin, et on teil ka saunapaat. Jah. Kas seda saab ka kuidagi niimoodi, ma saan aru, et see on siis saunas käimine kuskil paadis või, et kas see kõlab igal väga, et see vist on mingisugune kohalik reostusallikas pigem kui midagi loodussõbralikku. Lükka palun see ümber, see minu... Lükkan kohe ümber. Saunapaat on jah meil nimetus niimoodi, et meil Peipsi ääres meil on palju paate, et kui minu hobiks mees lükkas oma õlult ära minule selle samamooride kogumise, mille tema ise algatas, eks ole, nüüd on ta rohkem nagu minu hobi, siis mees ise jätkas ka metalli kogumise, tema kogub paate. Tal on nii puupaate kui metallpaate ja kõik need siis kohalikud kalapaadid, mis siin on, mis võib-olla tegelikult läheksid juba Lõkkesse või Emexisse, tema siis kuskilt jälle ära päästab nad ja meile siin Peipsi kaldal kanalis seisavad. Ja esimene siis see saunakapaadi tegelikult see tuli meile naaberkülast, et seal siis ühel proual läksid suusad risti oma elukaaslasega. Elukaaslane kolis majast välja ja neil oligi niisugune kinnine paat, kus oli saun peal, kus siis härra mõnda aega elas ka talvisel ajal. Kas ma saan õigesti aru, et nad kasutasid seda ise, seda sama paati ka saunana, et see ei ole tegelikult teie poolt nagu välja mõeldud kontseptsioon? Ei, see ei olnud, see lihtsalt tuli sealt naaberkülast meile, sest et need suusad enam nagu tööle ei saanudki ja proua lõpuks kupates selle mehe minema ja paadist tahtis ka lahti saada. Ja siis pakkus seda meile, et teile need vanad asjad meeldivad. Meil ei olnud nagu midagi ka vastu võtta, tundus nagu huvitav projekt. Võtsime selle paadi, tegime ta ka korda, sauna jätsime alles ja peale tulid siis ka 4 ööbimiskohta sinna. Nii et sellest sai siis selline ujuv majutusasutus meile koos saunaga. Ja see osutus nii populaarseks külaliste seas, et kuidagi hakkas nagu idanema mõte, et niisuguseid paatimajasid võiks meil nagu rohkem olla. Ja kuna ma just mainisin, mul abikaasa neid paate muudkui päästis igalt poolt, siis koroona ajal eelmisel kevadel sai nii mõnigi paat endale siis katuse peale ehitatud ja said paadimajadeks. Hetkel on meil siis 3 paadimaja, ühel on siis saun ka peal. Ja need ongi Peipsi kaldal, saab sauna teha, saab ööbida ja see on nagu, ta on nagu lihtne, campingmaja stiilis, aga täiesti teistsugune, kõik on paatidest ehitatud ja sa saad seda kohalikku loodust ja ehedust ja seda kõike nautida ja vaadata Peipsit ja olla mõnus hästi. Sellest kasvas meil välja selline eraldi toode.
Kus sa neid ideid saad? Ma saan aru, et eks mingisugune selline ideerikus on ka, aga nagu, kes sind inspireerivad või kus kohast sina saad omale niisuguseid nagu seda väge? No seda, eks see tuleb mult juba verest natukene, ma olengi niisugune krutskittega natuke võib-olla, aga see kohalik küla siin ümberringi mind ka inspireerib hästi, et kes on käinud siin Sibulatee tänavkülades Varn ja Kolk ja Kasepää lõigul, et see on nagu tohutult palju krutskeid täis piirkond, et küll on siin tassipuud ja suusaaiad ja rehvidest Eiffeli tornid ja tõesti igasuguseid vahvaid asju on tehtud, eks, et mänguasjad aia külge pandud, et seda põnevust siin ümberringi juba on ja siis ma tundsin, et ma ju ei saa ka nagu kehve mulle, ma pean ka siis midagi välja hakkama mõtlema. Et kõigepealt siis tegin omale puu külge seal hästi palju linnumajasid, et oleks siis nagu uus arendus siin lindude rajoon ja siis on teisel harul on seal muinasjutu aknad, uksed, nagu päkapikud võiksid sees elada ja nii edasi, niisugused väikseid vimkasid, et külalistel, kes siit satuvad, oleks mida avastada, et mul ise meeldib ka väga palju pilte teha võib-olla Instagrami või Facebooki panna, et oleks siis mida neil avastada, eks ole. See on võib-olla ka üks turunduskanal ka, et kuidas kellelegi silma jääda, et tee midagi vimkaga, mida tahetakse pildistada. Ja see kõik see ümberringi inspireerib mind ja võib-olla mul ei olegi nagu konkreetselt head eeskuju anda, aga olles ise ka päris palju ringi käinud siin-seal nii Eestis kui maailmas, siis mulle alati meeldivad need, kes nagu mõtlevad midagi teistmoodi, et ta ei osta mingisugust igavat postkasti ja teeb ise sellest ükskõik millest asjast, eks ole, või noh, ta lihtsalt mõtleb välja midagi niisugust toredat, mida sa tahad nagu avastada ja pildistada, et kõik need lahtiste kätega inimesed ja kellel pea lõikab, et need kõik inspireerivad mind. Ma tahan ka alati parem olla kui nemad. Võib-olla see on mul on niisugune võistlusjanu sees. Nii, mul on siin tegelikult traditsioonilised küsimused ka, et asi kisub juba nagu siin lõpu poole, et noh, hetkel ei ole ju võib-olla kõige paremad ajad ka turismiteenuste pakkujatel või noh, see on nii ja naa, eks ju, et maal võib-olla see ei ole ka nüüd nii suur probleem. Aga kuidas sina nagu tulevikku näed, et noh, mis sinu positiivne vaade on sellele, näiteks 5 aasta perspektiivis? No, mulle tundub, et tervisekriis ei lahene nii kiiresti, kui me kõik ootasime ja ütleme nii, et 2 viimast aastat, kuigi tundus, et kõik on kogu aeg lukus ja halvasti, siis kes tahab, see leiab võimalusi ja meie ka leidsime võimalusi. Me leidsimegi nende paadimajadega näiteks, et see on niisugune võimalus looduse sees privaatselt pakkuda ja inimesed usaldasid sellisesse kohta tulla. Nii et mulle tundub, et tuleb ikkagi jätkata seda, mida me oleme kogu aeg teinud, et meie see mõte ongi alati olnud nišitoodet pakkuda, mis tegelikult tundub, et kõik see öko, ehe, mahe, loodus, teistmoodi, kõik see ainulaadsus, et see ei ole enam nii nišitoode, vaid see hakkab nii mainstreamiks muutuma, eks ju, et inimesed seda otsivad, elamusi, aga samas nagu ohutut kohta. Nii et ma näen, et tuleb lihtsalt jälle natukene siin mingid vimkasid välja mõelda ja meil on kõik hästi, et minu niisugune visioon on ikkagi olla kõige tuntum Peipsi pärandihoidja ja tutvustada seda. Teil on nii Eesti kui väliseks kliendid, et kuidas see nagu dünaamika on teil toimunud selle aja jooksul, mis on ja millisena sa nagu edaspidi näed, et kust teie kliendid tulevad? Meil oli juba päris hästi nagu välja loksunud circa 25% väliskülalisi, eks ole, ja Peipsimaa turism on näiteks väga tore selline koostööpartner, kes hästi tutvustab meie piirkonda välismessidel ja välisajakirjanike seas. Aga muidugi nüüd need koroonakriisi ajad on piirid rohkem lukku pannud ja väliskülaliste arv on vähenenud oluliselt. Et täna viimased 2 aastat on olnud põhiliselt Eesti klienti, et loomulikult kõik see meie enda Sibulatee maine kujundus ja turundus ja kõik, mis siin seotud on ka Vahurahva nassioni loominguga, on seda piirkonda nagu elavdanud. Nii et ma näen, et see on jätkuv trend. Siis selline natuke isegi laiem teema kui turism, et kujutleme ette, et loodusele antakse ka õigused, seaduses sätestakse. Mis siis oleks teisiti kui täna, mida see muudaks?
Vot meil ongi selline huvitav kant, et meil loodusel ongi õigused ja meie lähtume looduse järgi oma elustiilist ja oma elutempost, et meie juures me ei saa enne midagi teha, kui loodus annab meile ilusa suve või annab meile külma talve. Kui Peipsi veetase kukub alla, siis me ei saa paadiga järvele, et inimene võib mõelda ja tahta teha mida iganes, aga ja välja müüa näiteks laevareisid, nagu me oleme siin müünud, on ju, aga kui augustis vett ei ole Peipsis, siis me ka laevaga välja ei saa. Et me oleme teinud neid asju ka, kui on natuke väiksem süvis laeval, siis kliendid on jalgupidi põlvini vees ja lükkame selle laeva nii sügavale siis, et saab sõitma hakata, eks ole. Aga see ei ole ka päris hea lahendus, siis lihtsalt ei pääse järvele. Või kui ma tahaksin siin ilusat liivaranda pakkuda külalistele, aga pilliroog otsustab vohada nii, nagu tema otsustab, et ma ei saa seda dikteerida. Ma ei saa dikteerida, et mul on need luiged ja pardid, et ei ehmataks mu külalisi hommikuti seal, kui nad tulevad paadimajast välja järve juurde jalutama või rebased jooksevad või kitsed ja põdrad käivad ujumas kanalis, kus külalised ööbivad. Nii et mina loodust suunata ei saa, ma saan lihtsalt selle järgi minna ja mu külalised peavad seda sama tegema. Kõlab nagu elu paradiisis. Ei vaidle vastu. Ja lõpetuseks ole hea, soovita mõned raamatud, mida lugeda. Ma mõtlesin ka, milliseid raamatuid ma tahaksin kõige rohkem esile tuua, et kuna see piirkond mind ennast nii ära võlus siia, et kui ma abikaasaga tutvusin ja siia kanti Tallinnast ära kolisin, siis seda atmosfääri, seda õhustikku, mis mind siin võlus ära, et kui sa oled nagu ühe päeva külastaja, kes sa siit sõidad autoga läbi 10 minutit külast edasi-tagasi, võib-olla sa ei saa seda tunnetust kohe kätte, aga sa saad seda raamatust kätte ja selleks on 2 väga head raamatut. Et üks võtab natuke rohkem aega, on Vahur Afanasjevi Serafima ja Bogdan, kindlasti kohustuslik kirjandus. Ja teine raamat oleks Raul Oreškini Minu Peipsi veer. Et kui me räägime siin loodusest ja loodusjõududest, siis need naabrid ja need kohalikud elanikud on ka siuksed mõnusad loodusjõud, nii positiivsed kui ka võib-olla teistmoodi, et seda on mõnus sealt raamatutest lugeda. Aitäh, Erling, ja ilusat talveootust. Aitäh, Aivar. Ja ma saadan tuli vantšaid. Nägemist. Nägemist.